Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse Skorpionid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 16–22 veebruar. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Nädal algab teil siin päikesekaardiga. Päike on taropaki kõige positiivsem kaart. Ja kõrval on teil siin varjude kaart. Ma arvan seda, et see päike valgustab nagu ära kõik need pimedad ja sopid ära teie hinges ja teie teel, et ta näitab ka sellele varjude kaartide peale ikkagi valgust, nii et teil ei ole vaja mingite hirmude ja varjudega siin sellel nädalal üldse tegeleda. Et nautige seda päikesevalgust. Päike ise on nii positiivne kaart, et kõik sulab ära, see hirmud sulavad lihtsalt ära selle kaardi valguses, selle päikese valguses. Ja varjudest edasi tuleb meil sauade rüütel. Sauade rüütel ütleb seda, et tehke ära kõik töö, mis te olete plaaninud selleks nädalaks teha. Kui te teete ära kõik selle töö, mis te olete sellesse nädalasse plaaninud, siis on teil piisavalt materiaalseid vahendeid ja kõike muud head, mida teistelegi jagada. Et seda jagamise kaarti ma näen siin müntide kuues, et müntide kuus ongi selline jagamise kaart, et teil on mida jagada, siis jagage, et poputage iseennast ja poputage oma lähedasi. Et kui sauade rüütel ütles, et tehke ära kõik töö pühendunult, kõik ärge lõpetage enne, kui on tehtud, siis ongi see tasuaeg ja saate jagada iseendale, nautida selle töö vilju, mis te olete teinud ja jagada ka oma lähedastega seda head, mis teil on. Siin all on veel üks müntide kaart, see on müntide 9 ja müntide 9 räägib sellest, et teie ise olete see, kes otsustab kõige üle enda elus. Teie ei pea mitte kellegi käest mitte midagi küsima, teie ei pea kellegi nõusolekut küsima ega et ei pea nagu teiste inimestega selles mõttes arvestama, et kui te tahate oma raha kulutada, siis te ise otsustate, kuhu te seda kulutate. Et oma elu üle te saate ise otsustada, ilma teiste heakskiitu ootamata, tahan ma sellega seda öelda. Kuigi teie ise ei näe te ei näe üldse mitte midagi, sellepärast, et te olete oma silmad kinni pannud ja te tunnete ennast lõksus olevat. Siin on üks tüdruk, kes seisab siin, käed kinni seotud, silmad kinni mõõkade keskel. Aga ta ei näe seda, et ta köidikud on lõdvad, ta saab need kohe vabastada, kui ta seda soovib. Ja ta ei näe ka seda, sest ta silmad on kinni, et tal on mõõgad ainult siin ees. Tagant on kõik tal tee vaba. Et siit minu soovitus ka teile, et võtke silmad lahti ja vaadake ringi ja mõõkade äss ütleb seda, et see lahendus, mida teie täna ei näe, tuleb nii ehk naa. Kas te seda soovite või mitte? Kas te seda näha tahate või te ei taha näha, aga see lahendus on teie poole teel. Seda räägib see mõõkade äss, et mõõkade äss ütleb, et nüüd on kõik, lahendus on olemas ja see lahendus tuleb. Nii, ja selle nädala kokkuvõte ongi see, et päike valgustab ära absoluutselt kõik teie hirmud, tehke ära see töö, jagage seda head, mis teil on oma lähedastega, poputage ennast, ärge ennast unustage. Ja kui te täna ka seda lahendust ei näe, siis võite olla kindel, et see lahendus on kohe siin sama seal nurga taga. Te lihtsalt ei näe seda veel. Aga teete silmad lahti ja vaatate nurga taha ja seal see lahendus ongi. Me oleme nüüd jõudnud selle nädalal uude aastasse, et algab tulihobuse aasta ja ma soovin teile kõigile imelist tulihobuse aastat. Ja eriti märgiline aasta on see neile, kes on sündinud 1966 ja tähistavad sellel aastal oma 60. juubelit. Te olete sündinud sellel aastal ja iga 60 aastat tagant kordub see aasta, millal te sünnite. Et kasutage siis ära selle aasta kõik võimalused, kõik, mida see aasta teile pakub, võtke kohe vastu. Võtke vastu need võimalused ja tehke võib-olla ka mõned otsused oma elus, et kui te olete midagi kas edasi
püüdnud lükata millegi lõpetamist või millegi alustamist. Näiteks sellepärast, et pole arvanud või mõtlete, et see pole olnud õige aeg, teil pole aega, teil pole julgust, kas midagi lõpetada, mis teid enam ei teeni või millegagi alustada, mida te olete pikalt plaaninud, siis sellel aastal võib-olla on selleks õige aeg. Et tehke sellel aastal algust sellega, mida te pikalt plaanisite ja visake oma elust välja kõik see, mis teid enam ei teeni. Et alustage oma järgmist 60 aastat puhtalt lehelt, just sealt, kus te nagu tahaksite täna olla või sealt, kus te tahate nagu alustada või kus te tahate edasi minna, et teid ei takista enam mitte miski ja et te võite nagu minna sinna, kuhu te kogu aeg olete soovinud minna. Et ma soovin teile seda tarkust teha õigeid otsuseid või tarku otsuseid ja nautige seda aastat, mis meil algamas on, aga tulgu teil imeline nädal ja imeline tulihobuse aasta. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsid, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.